Head kaasamõtlejad, mitmekesisuse edendajad. Esiteks lubage mul tänada teid selle erakordselt olulise töö eest, mida te viimasel aastal ja viimastel aastatel enne seda olete teinud selle ühiskondliku debati vedamisel diskrimineerimise ja ebavõrdse kohtlemise teemal. Tean omast käest, et see debatt ei ole üldsegi lihtne. Tihti on väga suur hulk ühiskonna liikmetest vastu nii mõnelegi teemapüstitusele selles valdkonnas. Ent sellele vaatamata sellele, et ühiskondlikud hoiakud muutuvad tõepoolest väga aeglaselt, oleme me juba saavutanud päris paljut, aga teha on loomulikult veelgi rohkem. Olen öelnud seda varem ja ütlen veel kord. Diskrimineerimine on ebainimlik ja seda kõige otsesemas mõttes. Olukord, kus ühe või teise tunnuse alusel me tõrjume ühiskonna elust kõrvale terveid inimgruppe, ei ole normaalne. Öeldes, et samasoolistele ei ole õigust registreerida oma kooselu. Või öeldes, et naised peaksid istuma kodus luku taga ja lapsi kasvatama, samal ajal kui mehed tähtsaid ühiskondlikke asju ajavad. Või kui ütleme, et puudega inimesed, neil pole tavatööle üldse mingit asja. Sellega ütleme me tegelikult, et need inimesed ei olegi päris inimesed. Me ei kohtle neid inimesi indiviididena. Ja inimeste kohtlemine mitte indiviididena on ebanormaalne, on ebamoraalne, on väär ja on lubamatu. Ent nagu viimaste kümnendite teadus on näidanud, ei ole diskrimineerimine ja ebavõrdne kohtlemine mitte ainult lubamatu, vaid ka pragmaatiliselt ebamõistlik. Ebavõrdne kohtlemine ei kasuta ära kõikide inimeste sotsiaalset kapitali, oskusi, teadmisi ja ka teotahet majanduses, ühiskondlikus elus, poliitikas ja ka kodus kaasa lüüa. Kui ema ei saa panustada tööturul, siis kaotab sellest naine eneseteostuses, aga tööturg ja ühiskond kaotavad veelgi rohkem. Samal ajal, kui isa ei panusta laste kasvatamisse, kaotab sellest mitte ainult ema, aga ka laps. Ja tuleb öelda, et ka isa, kelle side lapsega selle tulemusena kannatab. Ma ei hakka tsiteerima kõiki uuringuid, mis seovad innovatsiooni ja mitmekesisust või soolist ebavõrdsust ja majanduskasvu. Teile on see loomulikult kõigile üldteada ning loodetavasti meie ühise pingutuse tulemusena jõuab lähiajal ka ühiskonna laiemasse teadvusesse. Olukorra muutmine eeldab nii hoiakute muutmist, mis on kahtlemata pikemaajalisem protsess, aga mõistagi eeldab ka seadusandlikke meetmeid. Üks lihtsalt ei tööta ilma teiseta. Pole ju mõtet teha teavituskampaaniat isade suuremast rollist perekonnas, kui vanemahüvitise tänane süsteem ütleb selgelt, et mehed peaksid töötama, aga naised lapsi kasvatama. Pole mõtet motiveerida venekeelseid elanikke avalikku teenistusse tööle kandideerima, kui nad siis kunstlikult kõrgete keelenõuete tõttu koheselt kõrvale heidetakse. Siiani peame tunnistama, oleme eeskätt panustanud just nimelt erinevatesse teavitustegevustesse. Nüüd on aeg astuda ka regulatiivseid samme. Seepärast planeerib Sotsiaalministeerium lähiajal tulla välja eelnõuga, mis reserveeriks osa vanemahüvitisest ainult isadele. Seepärast plaanime anda Tööinspektsioonile täiendavaid pädevusi selleks, et teostada järelevalvet soolise palgalõhe üle. Need on esimesed sammud, ent nagu öeldud, teha on meil üheskoos veel väga palju. Aitäh teile senise koostöö eest ning jõudu meile kõigile edaspidiseks ning mõistagi head saabuvat mitmekesisuse päeva.